Hommikul kooli kõndides lootsin, et uues koolis läheb paremini kui eelmises. Esmamulje koolist oli päris hea. Kõndisin trepist ülesse ning sisenesin koolimajja. Koolis sees olles ja trepist alla minnes nägin ma oma esimest klassikaaslast. Ta isegi naeratas mulle ja ütles tšau. Ma tundsin kohe, et selles koolis on kõik sõbralikumad. Nii ma läksin oma esimesse tundi, mis asus 4. korrusel. Klassi sisse minnes nägin ma ka oma ülejäänud klassi ja õpetajat. Õpetaja tutvustas mind, aga mitte palju. Tere, siin on meie uus õpilane Martin, olen nii kena, palun istu kohale. Pärast seda liikusin oma pinki, kuid siis ma tutvusin meie klassi nulkidega. Mu pinginaabriks oli see sama tüdruk, kes mind all tervitas. Kui hakkasin koju minema, ootas mind kooli värava juures halb üllatus. Need samad nolgid. Nad hakkasid isegi mind taga ajama, kuid mul õnnestus ära joosta. Teine nädal koolis olles ja istudes matemaatikaklassi eest tulid jälle need poisid, mis hakkasid tüli narima, lüües mu vihiku minema. Nad küsisid, miks ma viimane kord ära jooksin. Ma ei osanud kuidagi käituda ja olin lihtsalt vait. Ma ei vaadanud isegi neile otsa ning nad lõpuks lahkusid. Kuid nad ei jätnud mind veel rahule. Kuule, uus poiss, vaata, kui sa tahad siin koolis normaalselt käia, siis sa käitud nagu meie, ei vaiki nagu mingi debiilik. Said aru või? Ma ei vastanud jälle, vaid ainult noogutasin. Hiljem sööklas võtsin oma toidu ning läksin ja istusin laua taha maha. Õnneks oli söökla selleks ajaks juba suhteliselt tühi ning neid norijaid polnud ka kohal. Siis istus minuga samasse lauda Paula. Ta rääkis mulle, kuidas ta matemaatikklassist väljudest tuli trepist alla ning nägi, kuidas Madis kukkus trepist alla ning kõik olnud naernud. Mõnes mõttes ei tunne ma talle kaasa. Ma arvan, et ta vääris seda. Pole siiamaani midagi hullu juhtunud. Täna aga kiusamine muutus jõulisemaks ja esimest korda astus keegi minust välja. Selleks inimeseks oli Paula. Ta tuli minu juurde, istus maha ning ütles, et ma ei kuulaks neid, et nad on täielikud värdjad. Kooli kõndides ootas mind tänava otsal järjekordne halb üllatus. Seekord olid poisid mulle tulnud kooliteele vastu. Neid nähes taipasin kohe, et asi pole õige. Nad tulid mulle kallale ning üks nendest lõi mind rusikaga näkku. On käes 5. nädal ning olen juba vastu pidanud siin üle kuu aja ja kannatanud igasuguseid mõnitamisi ja peksmisi, kuid ma tunnen, et ma ei suuda enam. Kooli kõrvalt läheb mööda raudteed. Kooli minna mul täna plaanist pole. Ma lähen liigun sinna raudtee poole. Ma tõesti ei suuda enam kannatada seda. See asi on liiga kaugele läinud. Ainuke, kes minust selles koolis hoolis, oli too tüdruk, Paula. Iga viimanegi rakk minu sees on alla andnud lootusest, et see kõik muutub. Et see kõik läheb ükskord paremaks. Et ma saan ka lõpuks normaalset elu elada. Seda ei juhtu. Mitte kunagi.
ma enam ei jaksa. Tõesti ei suuda enam. Kui mul oleks võimalus viimast korda midagi öelda, ütleksin ma Paulale, et ma armastan teda. Ja, mul leidsin koogid üles. Ja, lähen just vanema poole, jah. Ja, ei, kuule, ma eile vahetasin rehvid ära täitsa. Ja, täispumpisin ka. Oota. Ossa raisk, uus telefon. Oota, siin on veel midagi. Kuule, siin on mingi vihiks või rohkem päeviku moodi. Ma ei tea, millal see oli, mingi nädal tagasi või see, kui üks kutt siin tegi enesetapu, hüppes ranget. Tundub suht sarnane, läheb kokku nagu, et siin on, et ma liigun sinna raudtee poole. Ma tõesti ei suuda enam kannatada seda. Ja see tundub selle moodi. No kuule, aga tavai, ma liigun vanema poole edasi. Tavai, õhtul näitab sulle seda. Давай. Koogid raisk! Kurat, koogid! Mis teil enda kaitseks öelda on? Ei tea. Kurat on selline poatobine. Ega ta ise oli jää, ma ei tea. Kooseldab igal pool. Ja see on kõik või? Mis seal öelda on, ise heli lolli. Tuli see kurat ette. Kõik oli ennem hea.